Nüüd pöördume NATO peasekretäri Mark Rutte poole, kes liitub meiega täna hommikul Hollandist, Haagist. Tere tulemast saatesse Face the Nation. On hea olla tagasi saates. Tere hommikust. Tere hommikust. Me nägime, et Iraan tulistas 2 raketti Diego Garcia suunas, mis on India ookeanis asuv USA ja Ühendkuningriigi ühine baas. See punkt on 4000 kilomeetri kaugusel Iraanist ja on kõige kaugem, kuhu Iraan on jõudnud. Suursaadik Pauts märkis, et Iisrael ja Kairo hindavad Iraani rünnakut erinevalt. Iisrael väidab, et ballistilised raketid võivad tabada Berliini, Pariisi ja Roomat. Iisrael väidab, et need olid mandritevahelised ballistilised raketid, mis võivad tabada Berliini, Pariisi ja Roomat. NATO nõustub selle hinnanguga. Me ei saa seda veel kinnitada, uurime seda. Kui see on tõsi, tõestab see veelgi enam presidendi tegusid siin. Ballistiliste rakettide ja Iraani tuumavõimekuse kõrvaldamine on ülioluline, nagu suursaadik Pauts ütles. Põhja-Korea puhul nägime, et hiiga pikad läbirääkimised võivad tähendada võimaluse kaotamist, probleem lahendada. Nüüd on Põhja-Koreal tuumavõimekus. Kui Iraanil oleks tuumarelvad ja raketid, ähvardaks see otseselt Iisraeli piirkonda, Euroopat ja ülemaailmset stabiilsust. Presidendi tegevus on väga tähtis. Olen näinud küsitlusi, kuid loodan, et Ameerika rahvas toetab teda, sest ta töötab maailma turvalisuse nimel. Kas te tõesti usute, et Iraan võiks pommitada Berliini, Pariisi ja Roomat? Need linnad on otseses ohus. Teame kindlalt vaid seda, et nad on sellele võimekusele väga lähedal, eriti Briti baasi Diego Garcia puhul. Hinnang olukorrale alles käib. Aga kui see on tõsi, tähendab see, neil on see võimekus juba olemas. Isegi kui see pole tõsi, teame, et nad on sellele võimekusele äärmiselt lähedal. Seetõttu arvan, et enamik Euroopa poliitikuid samastub selle küsimusega. Mida president siin teeb, on see, et ta kõrvaldab ja vähendab Iraani võimekust muutuda taas kaose eksportijaks, jagada kaost piirkonnaga, kogu maailmaga. Olen kindel, et president hindab teie kiidusõnu, kuid ta on üsna pettunud ja tegi selle selgeks. Sel nädalal nimetas ta NATO ja Euroopa liitlaste ees NATO-t paberist tiigriks, ilma Zeefornilita. Ta märkis, et nad kurdavad kõrgete naftahindade üle, kui nad on sunnitud maksma, kuid ei soovi aidata Hormuzi väina avamisel. Lihtne nendele argpüksidele. Meie mäletame seda. Sel nädalal rääkisin presidendiga mitu korda ja hea uudis on, et meil olid teljed olemas. Epic Fury nädalade pikkuse planeerimise ajal üritust ei toimunud, kuid turvakaalutlustel jagati tehtud Euroopa ja ülemaailmsete liitlaste ning partnerriikidega, sest see oleks seadnud ohtu esimese rünnaku efekti. Või loogiliselt võttes, et Euroopa riigid vajasid paar nädalat ühinemiseks. Kuid praegu on hea uudis see, et neljapäevast on 22 riiki peamiselt NATO liikmed ning Jaapan, Korea, Austraalia, Uus-Meremaa ja Bahrein. Araabia Ühendemiraadid ühinesid, et vastata 3 küsimusele, mida ja millal me vajame ja kus me seda vajame. Neid 3 küsimus käsitletakse nüüd, et vastata presidendi üleskutsele tagada vaba laevaliiklus Hormuzi väinas. Et oleks selge, president ütles, et sõda kestab 4–6 nädalat. See viiks meid aprilli algusesse, mil lõpevad lahingutegevused. Kuid ta saadab ka vägesid, ta võib-olla palub kongressilt ka rohkem raha. Mis puudutab ajastust, siis millal ta teile ütles, et nende Euroopa riikide toetus oleks vajalik? Minu allikate järgi ei soovi nad lahingute ajal vägesid saata. Ilmselgelt ei saa ma saates, mida näeb kogu maailm ja nii paljud vaatajad, arutada teiega seda, mida käsitletakse salajaselt. Aga ma võin teile kinnitada, et Ühendkuningriik on kindlasti esirinnas, juhtides seda 22 riigi pingutust peaministri juhtimisel. Starmer, ma rääkisin sel nädalal peaminister Starmeri ja president Macroniga ja taas see viis selleni, et nüüd on selle algatusega liitunud 22 riiki. Ja tegelikult pole üks küsimustest vaid selles, mis ja kus, vaid ka millal. Ja seetõttu töötavad sõjaväeplaneerijad koos, et tagada meie valmisolek. Et tagada Hormuzi väinas vaba laevaliiklus, mis on maailma majanduse jaoks ülioluline. Kuid president tundus ütlevat, et see mõjutab lisaks Iraanile ka tema suhtumist NATO-sse ja valmisolekut Euroopat toetada. Kuulake.
Arvan, et NATO teeb rumala vea ja olen ammu öelnud, et ma mõtlen, kas NATO oleks üldse meie jaoks olemas. See oli suur proovikivi, sest me ei vaja neid, kuid nad oleksid pidanud seal olema. President näeb seda endiselt kui omamoodi teenevahetust. Ta viitas Ukrainale. Mina aitan Euroopat Ukrainaga. Miks nemad mind ei aita? Kas kardate, et see kahjustab NATO eesmärke mujal? Me jõuame alati koos välja. President Trumpi juhtimisel toimus edukas tippkohtumine Haagis, kus otsustasime kulutada 5% SKP-st kaitsele. Ja seega esimest korda pärast Eisenhowerit võrdsustades kulutused, sellest on juba päris palju aega möödas, kui Euroopa kulutused võrdsustati Ameerika omadega. Mitte vaid sellepärast, et kulutused oleksid võrdsed, nagu Trump soovis, nii oma 45. kui ka 47. ametiajal. Ta saavutas selle vajaduse tõttu seistes silmitsi Venemaa ning meie teiste vastastega Ukraina küsimuses. Jällegi pakuvad Ameerika Ühendriigid koos eurooplastega luureandmeid ja relvi, et toetada võitlust venelaste vastu ning tagada vajaliku olemasolu. Ja nüüd Iraaniga seoses olen ma täiesti veendunud ja mõistan presidendi pettumust selles osas. See võtab veidi aega, aga palun taas ka natuke mõistmist, sest riigid pidid selleks valmistuma, ilma et nad oleksid teadnud mõjuvatel põhjustel esialgsest rünnakust Iraani vastu. Nüüd ühinevad nad, et tagada meie suutlikkus kaitsta Hormuzi väina. Rääkisin NATO liikmetega, kes rõhutavad, et see on kaitse, mitte ründeallianss. Me pole selleks ega presidendi soovitud tegevuseks nõusolekut andnud. Aga Venemaa kohta ütles Euroopa Ülemkogu president, et Ameerika Ühendriigid Vene naftasanktsioonide peatamine teeb murelikuks ja mõjutab Euroopa julgeolekut. See on osa president Trumpi pingutustest ohjeldada nafta hinnatõusu riigis. Rahandusministeerium ütleb, et umbes $2 miljardit läheb Venemaale. President Zelenski ütleb, et see summa on pigem $10 miljardi lähedal. See ei too kasu Vladimir Putinile. See ongi küsimus. President peab neid huve tasakaalustama. Ta teeb seda koos oma meeskonnaga Jared Kushner, Steve Witkoff ja Marco Rubio. Nad teevad ukrainlastega koostööd, et survestada venelasi kokkuleppele. Rääkisin eelmisel nädalal Londonis 1,5 tundi president Zelenskiga. Ta soovib kokkulepet. Ja me peame tagama, et viiksime sellega venelasteni, et olla kindlad, et nad on valmis koostööd tegema. See president avaldab eurooplastega survet ja peab tasakaalustama erinevaid huve. Ma ei kommenteeri siin iga detaili, kuid tema pingutused Ukraina sõja edukaks lõpetamiseks on üliolulised. Ta murdis ainsana ummikseisu Putiniga, helistades talle esmakordselt mullu veebruaris. Tema ja meeskond on teinud kõik, et ukrainlastele survet avaldada. Nad tahavad koostööd teha, nad on seda juba tõestanud, nad tahavad sõda lõpetada ja ka venelased tahavad seda. Vaatame, kas Vladimir Putin soovib koostööd teha. Peasekretär, aitäh teie aja eest.